Tervitused teile kõigile Hiiumaalt, saarelt, mis on sees suurem kui väljast paistab. Ja jätkates sellest samast ajaperioodist aastal 2021 liikusin ma Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonnast tööle Hiiumaale turismiklastri juhiks. Ja mis see turism siis tegelikult on? Seda nime turism või sõna turism saab ju panna kõikide nende sõnade taha, mida praegu ka siin just loetleti. Ma lisaksin ka veel sporditurism näiteks ja loodusturism ja kultuuriturism, päranditurism ja nii edasi. Nii et Hiiumaal ma maandusin siis kohta, kus see tööpõld ja valdkond oli väga lai ja ma sain aru, et ma saan tegelikult nagu kõige sellega tegeleda. Kohe, kui ma olin tööle asunud, saadeti mulle edasi üks kiri ühelt Volkerilt, Saksamaalt, kus oli siis kirjas, et on plaan hakata looma sellist asja nagu Euroopa tuletornide teekond. Kuna ma olin just asunud ametisse, sellisesse ametisse, kus turismiklastri juhi positsioon oli olemas, aga klastrit ennast veel ei olnud, meil ei olnud mitte ühtegi liiget, siis ma ei deleetinud seda kirja, ehk siis ei kustutanud, jätsin selle alles, aga tegeleda ei jõudnud, tunnistan ausalt. Aastal 2022 oktoobris, sinnamaani ma olin seda kirja endaga kaasas kandnud peas, tuli mulle meelde tuletornide võrgustik. Otsisin üles selle kirja, kirjutasime Volkerile, selgus, me oleme täitsa õiges hetkes. 1,5 aastat hiljem on jõutud juba selleni vanas Euroopas nende kommete ja tavade kohaselt ja ka kiirusest tulenevalt kõikides protseduurides, et nüüd nad hakkavad seda organisatsiooni looma. Hakkasime osalema koosolekutel. Tol hetkel oli meiega koos laua taga ka Kihnu ja kuidagi see siis nii ikkagi läks, et ühel hetkel leidis väike Hiiumaa ennast Brüsselis septembris 2023 asutamas Euroopa tuletornide siis teekonda või võrgustikku. Ja tol hetkel oli 6 asutajaliiget ja mulle meeldis väga, kuigi me olime nii nagu Kristiina tegi selle töö ära, rääkis ära, et mis asjad on DMO-d ja et kuidas me siis nagu sihtkohana tegelikult oleme üks DMO või sihtkond ka siis Saare maakonnaga, ehk siis me selles võrgustikus ka esindame nii Hiiumaa kui Saare maakonna tuletorne. Aga kuna asutajaliikmed olid konkreetselt juriidilised isikud, siis mulle ikkagi meeldis ette lugeda, kui ma pidin nagu sellel teemal rääkima, et asutajaliikmeteks on Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, siis veel Portugal, Norra ja Hiiumaa. Aga nüüdseks on siis need riigid on siin teie ees, loetel on palju suurem, meid on üle 10 ja kokku me siis ühendame või meie võrgustikus on 145 tuletorni. Selle võrgustiku teeb kindlasti nagu veel eriliseks või teistsugusemaks see, et kui täna siin on päris palju räägitud sellest, kuidas mööda maad ühest punktist teise kõndida, kas siis ühelt või teiselt poolt kirikut, siis see on võrgustik, kus saab liikuda nii maad mööda nende tuletornide juurde, kui ka merd mööda nende tuletornide juurde. Et veelgi nagu sellisem toredam ja avaram pilt ja suurendab ka võimalusi. Tegevusteks, milleni me nüüd siis oleme jõudnud, on just ennekõike see võrgustiku koostöö, kõik need organisatsioonid ja meie liikmed, kes meil praeguseks juba olemas on. Meil toimub täiesti regulaarne igakuine tegevus, 2 korda kuus või kord kuus on meil regulaarsed koosolekud, ka siis aastakoosolekud ja mul on väga hea meel, et kui esimene aasta koosolek just kui nagu loogiliselt toimus Saksamaal, kuna nad olid ka kogu selle teema ellukutsujad, teine aasta koosolek toimus eelmisel aastal Iirimaal ja Iirimaal on väga tugev
tuletornide ühing ja võrgustik ja nendest on saanud meile ka väga toredad partnerid ka meie turismitöös, ka turismiklaster tegi eelmisel aastal õppereisi Iirimaale ka just tänu sellele võrgustikust tulnud kontaktile. Ja nüüd kolmas kohtumine, ajalooline kolmas kohtumine toimub 1. kuni 3. juunini Hiiumaal. Ja kõikide nende riikide esindajad, kes siin ennem olid välja toodud, on tulemas Hiiumaale. See on olnud paras logistiline keerukus teha neile kõik selgeks, sest ei ole otselende Tallinnasse, rääkimata siis sellest, et oleks otselend Hiiumaale. Aga loodame, et nad siis nii maa kui merd kui õhku mööda meile kohale jõuavad. Ja loomulikult on meil ka siis erinevad, nii et iga riik teeb oma tegevusi, aga ka siis ühised tegevused, mis puudutavad siis selliseid temaatilisi kampaaniaid või sündmusi ja siis ka sellist digitaalse nähtavuse pool. Ja miks? Ehk siis, et kui ma alustasin Hiiumaal, siis minu nagu justkui kõige suurem eesmärk või missioon oli seda saart, mis on seespoolt nii suur ja väljast võib-olla mitte, ka mitte ruutmeetrite poolest, teha ikkagi suuremaks. Ja teha suuremaks mitte ainult Eestis, vaid teha suuremaks seda ka rahvusvaheliselt. Ja ma nägin lihtsalt selles võimalust, et seal on väga suur osa rahvusvahelisest professionaalsest kogukonnast. Tunnistan ausalt, mina ei ole tuletornide ekspert. Ma olen pidanud nendest väga palju rääkima. Ma olen nüüdseks väga palju ära õppinud. Ma olen pidanud andma intervjuusid tuletornide teemal. Aga ikkagi ennekõike minu jaoks on puhas selline nagu kultuuriväärtuste hoidmine, kommunikatsioon ja suhtlemine ja just ka sellise suurema nähtavuse tekitamine nii Hiiumaale kui ka loomulikult siis Saaremaale ja Eestile. Kogemuste vahetamisest ma siin ka rääkisin ja samamoodi, et algusest peale on minu peas ikkagi tiksunud see mõte, et läbi selle meil oleks võimalus suurendada väliskülastajate arvu Hiiumaal. Ehk siis kui kuidagi ajalooliselt on nii olnud, et meil on see sisekülastaja protsent olnud väga kõrge, üle 80% ja tegelikult see ei ole üldse halb ju, et eestlased armastavad Hiiumaad ja tulevad Hiiumaale, aga tegelikult kui mõelda, et kuidas pidi nagu siis raha liigub või ka see, kuidas, mida Kristiina siin ennem välja tõi, et kuidas sellest ikkagi panna see endale nagu enda kasuks pöörata ja sellest ka tulu teenida, siis ka need väliskülastajad on meie jaoks ikkagi väga olulised. Ja siinkohal ma tõepoolest ka seda tuletornide võrgustikku sellena näen. Ja korraks, kui saame tagasi ka siit minema, siin on üks pilt ka, mis ma siia panin, võib-olla te paneb imestama, et miks, et kui mõelda, et nii-öelda ühelt poolt on tegemist arhailiste kultuuriväärtustega, kuigi meiega võivad liituda ka täitsa uued tuletornid, kui neid peaks juurde ehitatama kuskile. Aga lihtsalt, et kui populaarsed võivad olla ühed tuletornid ja kui populaarne on Kõpu tuletorn, see on ühe lätlase jalg. See pilt on tehtud Baltuuri messil ja noormees, kes on endale teinud tattoo siis Kõpu tuletorniga ja tuli ka seda näitama. Nii et kui ka mingi aeg tagasi, kui ma vaatasime otsingusõnu, siis tegelikult Google'ist otsiti rohkem Kõpu tuletorni kui Hiiumaad. Võib-olla nüüd on see tasakaal natukene muutunud, aga sellest ka see põhjus ka teile, et miks ma tol hetkel ikkagi kõigest sellest tuletornide temaatikast kinni haarasin. Ja ma olen toonud siia välja ühe kodulehe, kohe see tuleb ka teile ette. See on siis praegune koduleht, mis on meie võrgustikul olemas, kus saab siis ilusasti vaadata kõiki neid 145 tuletorni sealt Explore nupu alt. Ja ka Eesti on seal uhkelt kohe olemas. Ja kui sealt edasi vaadata, siis ka näeb, kus nad asuvad siis nii-öelda Euroopa kaardil need tuletornid ja samamoodi ka siis see, et iga tuletorni kohta on ka pilt ja tema asukoht ja väikene jutt seal olemas. Ja mul anti aega 10 minutit ja ma mõtlesin, et tegelikult üks nagu selline video või pilt ilmselt annab rohkem seda edasi kui mina siin puldis. Seoses sellega, et septembris 2023 me tõepoolest selle organisatsiooni asutasime, siis sai see ka jäädvustatud. Kohe te saate kõik seda hetke näha, kuidas siis Hiiumaa ennast keset Brüsselit leidis. Ja samamoodi mul on väga hea meel, et me oleme jõudnud sellesse punkti, kus me praegu reaalselt juba valmistame ette siis taotlust
selleks, et meist saaks Euroopa kultuuriteed. Kui me siiamaani oleme sellest nagu rääkinud või unistanud, siis me nagu reaalselt oleme jõudnud vägagi sellise tööplaanini ja konkreetsete sammudeni. Ja ma väga loodan, et järgmisel aastal see saab ära esitatud. Üheks tingimuseks nimelt on see, et organisatsioon peab olema tegutsenud 3 aastat ja ametlikult saab meil 3 aastat nüüd septembris täis. Nii et justkui varem me ei olegi saanud seda esitada, aga ka kõikvõimalikud juriidilised protseduurid, kuna meil on kaasatud eri riigid, kõik see seadusandlus, üldsegi organisatsiooni loomine kuni, ma ei tea, pangakonto tegemiseni Saksamaal, see kõik on olnud üks selline suur protsess. Ka mulle väga hea kogemus, mida nagu vaadata, millest õppida. Ja nüüd siis teie ees selline väikene film. Aitäh! Leuchttürme üben seit jeher eine große Faszination auf die Menschen aus. In Europa wird das jetzt durch die europäische Route der Leuchttürme noch verstärkt. Die Route verbindet künftig die Menschen und die Symbole ihrer Heimat an den Küsten Europas. Brüssel. Europahauptstadt und Sitz der EU-Kommission. Hier werden die wichtigen Entscheidungen getroffen. Aufgabe der Europäischen Kommission ist es, die Interessen der gesamten Europäischen Union zu vertreten. Die Rue Boulevard Saint-Michel. Hier sitzt die Vertretung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Hier werden die Interessen unseres Landes gegenüber der Kommission wahrgenommen. Bei der Gründungsveranstaltung am 7. September 2023 ist auf Initiative Mecklenburg-Vorpommerns und der französischen Bretagne diese neue Kulturroute innerhalb Europas ins Leben gerufen worden. Neues erfordert neben Mut vor allem auch immer Ausdauer und Enthusiasmus und, wie so oft im Leben, kleine Leuchtfeuer, die einem den Weg weisen. Als Warnsignale und Orientierungshilfen waren Leuchttürme schon immer ein verbindendes Element. Angesichts dieser weithin sichtbaren Gemeinsamkeit entstand die gemeinsame Idee einer europäischen Leuchtturmroute. Weil es sind historische Gebäude, die wir alle lieben. Es ist eine Geschichte, die für die europäische Erbepflege auch ist, nicht nur für die europäische, sondern für auch die Länderdenkmalpflege sehr interessant. Und ich habe festgestellt, dass es unglaublich viele Leuchtturmliebhaber gibt. Das hat natürlich eine Symbolkraft. Ein Beispiel, das Schule macht. Andere europäische Küstenanrainer haben bereits ihr Interesse angemeldet, sich ebenfalls an der Route quer durch Europa zu beteiligen. Bei so vielen Kapitänen, leuchtenden Männern, leuchtenden Frauen, Leuchtfeuern in jeder Richtung. Warum ist noch niemand auf die Idee gekommen, eine Leuchtturmroute für Europa zu gründen? It's, I think, a group of people that works with lighthouses around Europe started talking almost 1 year ago and came with this idea of founding an European route of lighthouses. And so today we are founding this new European route. Leuchttürme sind ein Meisterwerk menschlichen Ingenieurwissens und maritimer Architektur. Allein an der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern sind mehr als 20 Leuchttürme und Leuchtfeuer zu finden. Betrachtet man alle europäischen Küsten, ergibt sich eine Zahl von mehreren tausend Leuchttürmen am Schwarzen Meer, am Mittelmeer, Atlantik, der Nord- und Ostseeküste. 1987 hat der Europarat die europäischen Kulturrouten ins Leben gerufen. Das Ziel, die engen geschichtlichen und kulturellen Verflechtungen zu verdeutlichen, Traditionen zu pflegen und touristische Potenziale zu erschließen. Unterstützung erfährt die neue Kulturroute durch das Creative Europe-Programm, die offizielle nationale Kontaktstelle für die Kulturförderung der EU.
man merkt das Menschliche auch an dieser Initiative. Also da ist viel mehr Herzblut hinter und deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass sich das weiterentwickelt und auch andere Länder noch integrieren wird. Mittlerweile gibt es 47 Projekte mit der Zertifizierung Kulturroute des Europarates zu ganz unterschiedlichen Themen. Ein historischer Tag also. Durch seine Kulturrouten quer durch den Kontinent bietet der Europarat ein Modell für transnationales Kultur- und Tourismusmanagement. Dadurch werden Synergien ermöglicht zwischen nationalen, regionalen und internationalen Behörden. Ein langer Tag neigt sich dem Ende zu. Im Garten der Landesvertretung wird der historische Zusammenschluss gebührend gefeiert. Die Leuchttürme Europas sind die Basis einer noch stärkeren Zusammenarbeit zwischen den europäischen Küstenregionen. Von der sonnenverwöhnten Küste Portugals bis hoch zum sturmumtosten eisigen Nordkap. Desto wichtiger ist es natürlich, das, was wir noch haben, zu bewahren und für die Zukunft sozusagen aufzuheben und den Leuten zu zeigen, wie es früher war oder wie es heute ist und auch mit den ganzen Storys und Geschichten, die dahinter liegen, den Leuten wirklich nahezubringen, was für eine Historie wirklich da drin ist. 6 Länder sind Gründungsmitglieder, doch schon weitere Küstenländer haben bereits ihr Interesse bekundet, der faszinierenden europäischen Route der Leuchttürme beizutreten. Die feierliche Unterzeichnung des Vertrages in Brüssel war erst der Anfang. aitäh!